Taimede kasv on tänu sademetele lõpuks hea tuuri üles saanud. Nüüd on vaja minna põldudele ja vaadata, mis lähiajal teha vaja on. Tere, Anu! Tere, Kristjan! Rõõm näha sind sinu põldudel, et kuidas sul läinud on? Ja, aitäh, sind on ka alati rõõm näha. Kuidas teil läinud on, et olete sademeid saanud ka ja kuidas sul tööde järg on? Oleme sademeid saanud, töödega oleme peaaegu et järje peal, aga ega siin armu ei ole, et pidevalt tuleb ikkagi gaasi anda. Ja teie olete ka niiskust vist saanud viimasel ajal päris piisavalt. Jah, õnneks on, aga see on ka jälle niimoodi, et siin Rahingil on oluliselt rohkem sademeid, Ilmatsalus jälle vähem, et ega on ka meie piirkonnas erinevalt tulnud ikkagi. Tõesti, ega üle Eesti ka vaadates pilti, siis ühes külas on tulnud peaaegu toppelt rohkem sademeid kui teises, aga võib öelda, et praktiliselt kõik piirkonnad midagi on saanud ja et ka seda põldu siin vaadates, siis suvioder, hiline oder tegelikult on väga ilusti ära võrsunud juba ja võiks öelda, et alustab kõrsumist. Et siin on ka näha sellist faasi 30,9 ehk kohe tekib esimene kõrresõlm. Mis sul siin järgnevaks tööks plaanis on? No ongi medaks ja tegelikult meil on üks nagu jagatud umbrohutõrje pool veel tegemata. Jah, seda sai ju tegelikult talvel siin ka arutatud, et kui ongi selline olukord, kus on varakult vaja juba ära teha, et siis võib-olla on mõistlik jagada umbrohutõrje kaheks. Just seetõttu, et külviaken oli hästi varajane ja esimesed umbrohud tulid kiiresti, aga samas oli kuiv ja vahel ka jahe, ehk see hirm, et tuleb teine rinne oli olemas ja nüüd ka siia see teine umbrohutõrje pool läheb. Aga jah, taimik on ilus, nii et tõesti see paagisegu siin ja fungitsid ka kindlasti sisse, et siis suviviljadel tõesti siin järgneva nädala jooksul ka tuleb ikkagi päevakorda. Ka suvinisupõld on siin ilusti tihedamaks minemas, et võrseid on tekkinud ja reavahed on kinni kasvamas ja peatselt hakkab taim ka kõrsuma. Mis oleks minu soovitus? Teades, arvestades seda, et pritsimistöid on palju ja mõned umbrohutõrjed on kindlasti jäänud veel tegemata või venima, et kellel jääb hilisesse järku tegemine, siis arvestades selle kevade sellist tugevat jahukaste levikut ja hetkega soodustavat ilmaolu, et lubab jahedat ja pigem ka niiskust juurde, et jahukaste levikut ennetada ja tagasi hoida, siis näiteks Palaia Flexbackist Flexiti lisada juba herbitsiidi ringi. Nii et selline pigem veidikene ennetavalt Flexiti oleks antud juhul väga hea või siis ka varajases kõrsumise algjärgus juba kasutada näiteks Reviflexi, et jahukaste oleks meil ikkagi kenasti kontrolli all ja lehed oleksid kaitstud.